Tere tulemast kõik spordisõbrad ja kõik liikumise sõbrad. Nagu teate, liikuda saab tervislikult jalgsi, jalgrattaga, aga liikuda saab ka hea autoga. Nii, ja täna me näitame teile üks head autot, kus on MyFitnessi kirjad peal. See auto on Toyota RAV4 ja Eva Otas, MyFitnessi peatreener on minu kõrval. Et Eva, sa teed palju sporti, liigud ka, aga siiski autot on ka ikka vahel vaja, et ühest kohast teise liikuda. Ma kesklinnas ei ela, et mul on autot vaja ja ütleme, mul on vaja tegelikult suurt autot, sest treeningvahendeid tegelikult on teinekord vaja päris palju tuua ühest klubist teise. Nii et siin lähevad istmed alla, ma saan siia mahutada palju ka trenni asju ja tahaks käia jala, aga autot on vaja. Ongi, et kuna tegelikult seda sõitmist on hästi palju, siis ja kui piirid veel lahti olid, siis kuna MyFitness on ka Leedus ja Lätis, siis tegelikult sai ka seal vahelt palju sõita ja tõesti minu üllatuseks oli see, et kui ma võisin ära käia Läti klubidel riigi peal, siis ma tulin tagasi Eestisse, ma tegin umbes Eesti klubidel riigi peal ja siis ma pidin alles minema tankima, nii et number 1 ongi see, et tegelikult kui nad on hübriid, siis energiakulu ja see tankimiskulu on ikka jube, ütleks väike. Väga hea, aga kuidas on selle auto nii-öelda sõidumugavus, kui sa ikka autos pikki tunde nagu istud ja sõidad, peab olema ikka selline hea tunne nagu seal autos istud? Ta on selles mõttes ta on mugav, et ütleme, oleme ausad, mulle meeldib kiirendada, et sellega nagu kindlasti hätta ei jää ja et ikka nii-öelda hoiab mind selles mõttes turvalisena, et kui ma tean, et mul ka keegi hüppab jätkub kuskilt juurde, siis see auto ikkagi kaitseb mind. Ja autosõit ongi ju üks tegelikult võimalus sellest, kus sa saad mõelda oma ette häid mõtteid, eks? Jah, et ütleme nii, mul on ta teraapia, autosõit on mulle küll teraapia, et mul on vaja pikalt sõita, siis korrastab mõtted ära. Ja auto näeb ju väga ilus välja ka, et kirjad ilusti peal ja nii-öelda torkab kohe silma, kellega tegemist on. Kuidas siis on? Juhid vaatavad rohkem sind või autot, kui sa sõidad? Vaadatakse ikka, et kui ma seisan punase tule, siis ma vaatan, et loetakse seda kirja ja ütleme nii, et ega kirjadega autoga on natuke raske ka sõita, sest sa tead, et sa ei tohi midagi rikkuda. Et kui sa oleks juba oma autoga, siis mõnele tahaks need signaali anda, et jäi suunatuli näitamata, et ma ju ei teadnud, et sa keerad, aga kui on reklaamid peal, siis peab natuke nii-öelda rõõmsamalt sõita. Praegu on küll kluvid kinni, aga see kindlasti see aeg nagu varsti muutub ja olukord normaliseerub. Kuidas sulle tundub nagu üldse inimeste spordiharjumisel, et minule on mulje, et tegelikult see ikkagi olenemata aegadest järjest kasvab ja inimesed teadvustavad seda spordi tegemist järjest rohkem ja kindlasti ka spordiklubidesse ja ka välispordiradadele tuleb Eestis neid inimesi palju rohkem juurde. Jah, ütleme nii, et kui sellest haigusest nagu midagi võtta, siis tõesti see, et võib-olla on hakatud rohkem tõesti aru saama seda, et tervis päästab ja ta nii-öelda ennetavaks, et ma ikkagi ei satu kunagi mis iganes haigusega haiglavoodisse, trenni tehes on see kindlasti väiksem. Võib-olla siis ma arvan, et mis on rohkem inimesi pannud, on jalutama. Ma arvan, et seda tegid inimesed siiski vähe tegelikult, et nüüd on leitud need metsarajad ja pargid ülesse, et see jalutamine siis on tulnud juurde. Ma ei tea, kas rahvas trenni nüüd teeb rohkem, aga kui juba jalutatakse, liigutakse, siis on see ka samm paremuse poole. Nii et kõik vähegi võimalikud vahemaad jalutades, liikudes jalgrattaga, aga kui on vähe pikemalt sõita, tuleb valida hea auto, mis ka sul olemas on. Jah, paratamatult ma olen tegelikult nagu autofänn, sest auto on tegelikult nagu minu kodu. Mina nagu hindan autol just seda ikkagi seda privaatsust ka. See on minu koht, kus olla. Ja tegelikult on üks jube hea asi, mis ma ei tea, miks mul enne seda ei olnud, võib-olla on teistes autodes ka, aga see on roolisoojendus. Et praegu ka, kui sa unustad kindlad maha, siis see roolisoojendus päästab. Nii, me istusime korraks autosse sisse ka. Uutel kaasaegsetel autodel on alati see, et see manuaal on paks nagu suur piibel ja võimalusi on tuhandeid, aga tegelikult sa kasutad nendest võib-olla mingit osa, mis nagu sulle on eelkõige vajalikud. Mida sina, Eva, nagu autos sõites, milliseid tehnilisi võimalusi ja rakendusi kõige enam kasutad selle RAV4 puhul? Ütleme pikal maal, jah, mul on tavaliselt siis see raja hoidja sees, et ta ikkagi, sa tunned täiesti, kuidas ta seda rooli sul ikkagi nagu kisub ja ütleme, muidugi natuke on see Eesti teedel raske, sest et meil on need vaod sees ja siis ta hakkabki mind kiskuma, mulle, et ei, ma pean siia tagasi saama, sest see vagu on siin. Aga jah, et põhiline on see rajahoidja ja siis ka kiirusehoidja, sest see on nagu nii mõnusaks tehtud roolisoojendus.
ja mis mulle ka meeldib hästi on, käib see siit, on need kaugtuled, mis siis võtab automaatselt. Jah, see on väga mugav. Aga noh, jällegi ma näen, et Eestis on jälle juba vilgutatakse mõni, et ma ei saa midagi teha, minu auto ise otsustab. Et need on võib-olla need põhilised ja noh, muidugi ütleme, ekraan on piisavalt suur, et kui nii-öelda tagurpidi käik sisse panna, siis ta ikka näitab seda suurt ekraani, et hästi mõnus on tegelikult manööverdada. Nii et kokkuvõttes autos sees ja istuda mõnus sõita autot väljast ja vaadata RAV4-ga sõitmine tõeline nauding. Eeva, suur tänu sulle tutvustuse eest ja soovime sulle edu ja häid treeninguid ja et rohkem veel inimesi tuleks sportimise juurde ja nii et olge terved ja head kevad jätku.